No nii, tervist, et vastaks siis nendele küsimustele, mis te küsisite mu käest. Siin on juba pikka aega mööda läinud, aga pole lihtsalt aega olnud teha seda videot. Aga siis ma nüüd vastaks nendele. Et osad ei ole siin isegi küsimused, et lihtsalt öeldakse paar head sõna, et ma vastan siis kõigile kommentaaridele. Et ma ei tea, kummast osast ma alustan. Vist algus on siin. Et alustame siis algusest. Mis hinnaga te tavaliselt Audi A6 C6 3.0 DDS ketti vahetust teete? Ja siis on siin üks kommentaar all kohe, et BMW mootoriga küsimärk. C6 3.0 DDI-le on ketivahetus selline 1400 eurot. Et kui on 176 kilovatti, siis seal läheb umbes 100 eurot rohkem maksma. Et seal on ketisüsteem natuke teistsugune, et neid taldasid ja asju on rohkem. Järgmine kommentaar siis, kõva tegija oled ikka omal alal. No suured tänud heade sõnade eest. A5 3.0 TDI, aga mis koodiga on mootor? Okei, jah, seal algul jäi panemata see mootorikood, aga ma pärast muutsin ära selle pealkirja. Et sellega peaks korras olema. Millal VR6 häält kuulda võib? See VR6 on selline projekt, et vaikselt nokin teda, et ma mingit sihtmärki ei sea endale. Et siin on tähtsamaid asju, mida peaks tegema nagu. Et mul on endal see A6 remontki tegemata veel. Et nüüd maikuu on juba varsti keskpaigas, et peaks siin hakkama plaani võtma selle remonti. Mis vahekarteri õlileke eemaldamine maksu läheb, kui ketti ja nii edasi ei vaheta? Need vahetatud hiljuti. Ütleme, autotantol oleks sinna 3000 euro kanti. Et kui sul ketid on vahetatud, siis sa hoiad seal kokku umbes keti komplekti hinna. Sest seal tuleb mootor maha võtta ikkagi ja ketiga need asjad küljest ära, et see vahekarter kätte saada. Mis võiks mootori kapremont maksu minna? Mootoriks on Audi 2.8 ja 128 kilovatti. Noh, seda on keeruline niimoodi öelda, et siin oleks auto andmeid vaja ja siis tuleks konkreetne pakkumine vormistada. Et kapremondi all, et mida sa näiteks mõtled seal üldse, et üldiselt kapremont on uued kolvid ja saaled ja mootori ülepuurimine ja nii edasi, no. Et see läheb mitu tuhat maksma. Mis esimene auto oli? Esimene auto oli Audi 90 2.3 rida 5 quattro. Mis M57 ja M57N mootorist arvad? On see praktiline ning tasub sellise mootoriga Bemar osta? Palju umbkaudu kulud oleks seda hooldada ja korras hoida? Noh, ma Bemi koha pealt väga pädev ei ole mingeid arvamusi avaldama, et noh, ma tean, mul õemees sõitis selle M57 mootoriga E61 peal. Et seal E60 ja 61 on juba seal muid hädas ikkagi kui mootor, et seal on väga palju elektriprobleeme. Nii. Mis arvad 2.5 Audi diiselmootoritest? Kas sa nüüd mõtled rida 5 või V6? Et kui nüüd tänapäeva neid mootoreid vaadata siin, neid uusi kolmeseid, siis 2.5 V6 on väga hea mootor, kui tagantjärgi nüüd mõelda. Kui rida 5 mootorit mõtled, siis on üks kõige lollikindlamaid mootoreid Audi diiselmootorite puhul üldse.
kunagi oli töökoda Tallinnas ja tegite kahekesti, miks Kehrasse kolisid ja üksi tegema hakkasid? Noh, ütleme nii, et me sõbraga kahekesi tegime seal, noh, üldiselt me jagasime neid rendipinna kulusid, et kumbki nokitas oma asju. Ja siis mulle tehti pakkumine ES Racingusse, et kutsuti tööle sinna. Aga noh, kui juba oled oma asja teinud ja oma aja peremees oled olnud, siis väga ei taha nagu palgatööl käia enam. Ja noh, keeras sinna teise linna otsa Mustamäele sõita, see oli igapäevaselt päris jube, et ja siis ma leidsin Kehrasse siia ruumid. Noh, poiss ka sündis just, et esialgne plaan oli üldse, et olen poisiga kodus ja mingi väike töökoda on mul siin Kehras, et või garaažinurgake, et saan oma asja nokkida, aga see asi läks nagu ikka jälle, et läks suureks. Et igapäevaseks tööks nii-öelda. BMW-ga saab ka löögile või ainult siis kui Audid kõik töökorras. Noh, mingil määral saab BMW-ga ikka löögile, jah, et pane aeg kirja ja saad löögile. Kas kõik tööd teed isiklikult ise või ainult suuremad tööd ehk mootori remondid ja ketivahetused või muu selline? Arvamus diisli lisanditest? Diisel system cleaner, diisel injector cleaner, pigem kasu kui kahju. Kaua peaks auto kohal tiksuma talvel, suvel auto käivitamisest sõitma hakkamiseni, 10-20 sekki ja tuld või minut 2-3. Esimesele küsimusele siis, et noh, siin vahepeal olen üksi teinud ja vahepeal oli mul siin Kehras abiline, siis ta läks Austraaliasse, siis ma tegin jälle üksi. Siis tuli mulle üks praktikant, kes teeb selliseid lihtsamaid töid või aitab mind mingites söödes. Ja nüüd on siis mul üks töömees ka juures, kes teeb ka praktiliselt kõike. Et saab ka nende ketivahetuste asjadega hakkama. Arvamus diislisisanditest siis, et mina pigem ei kasutaks neid. Et need võivad pigem kahju tekitada kui kasu. Ainuke, mida võib panna, on see Karla auto diislilisand. Et mul Subaru puhul testisin ja isegi aitab see nagu. Ja see viimane küsimus siis, et kui auto peaks koha peal käima, siis pigem ei soovitaks koha peal käimist uutel diiselmootoritel, et see umistab DPF-i ja nii edasi. Tea oleks, kui Webasto autol peal oleks, siis oleks muresid vähem. Meenutab saadet Chassi Coca-Cola, aga ainult autodega. Noh, aitäh Joonas, et tänu Joonasele ma siin YouTube'i maastikul olengi, et ta on mind utsitanud ikka, et ma seda asja teeks. Imetlusväärne, et selge mõistus ja närvid veel alles on nende Audide remontimise juures. Kusjuures Audi remondi vastu mul pole midagi, et aastatega on see väga selgeks saanud, et pigem neid teisi marke väga ei tahaks teha. Palju nii mahukas töö umbes kokku läheb? Noh, arvan, et see on selle A5 kohta jälle see küsimus. Et see on sinna 3000 euro alla jääb see töö. Esiteks siis paar küsimust, kas kui mootori kett käivitades häält teeb, kas see on normaalne, kui see ainult hetkeline, kuna õlisurve ei ole üleval. Ja teiseks küsimuseks oleks arvamus chip-tuuningust, kas kui teha autole, mis juba umbes 250 000 kilomeetrit sõitnud chip-tuuningut, kas see on mõttekas, kas see kurnab kuidagi rohkem mootorit ja pidusteid ja nii edasi. Keti käivitushääl, jah, see oleneb väga palju ka auto läbisõidust, et
et osadel juhtudel on see, et klapivedrud on nii tugevad, et lükkavad nukkvõlli tagasi ja siis ta lükkab selle ketipinguti tühjaks. Et siis võib vahest tekkida hommikuti see keti käivituskriin. Aga ikkagi, kui iga hommikul see on, siis see on juba suurem probleem ja tuleks ikkagi kett välja vahetada. Chip-tuningust rääkides, siis pigem see ei kurna mootorit, kui see võib olla saatuslikuks mõnele muule komponendile, näiteks sidur või mingi selline asi, mis on juba vana näiteks. Või siis osadel juhtudel on olnud mul endalgi siin, et näiteks Transporter T5 bussidel kuulerid lähevad puruks, et vanandusest juba. Et kui nad oleks niikuinii läinud mingi aeg, aga lihtsalt chip-tuninguga turborõhku tõstes, siis kiirendab seda protsessi nagu pihustitega, ta ei kurna pihusteid. Lihtsalt, et kui sul need pihustid läbi on, siis see võib mootorile saatuslikuks saada. Audi 3.0 TDI mõnel mootori versioonil on ka vähem ketiprobleeme. Ütleme, need 176 kilovatti, need on kõige vähem probleeme on nendel. Või lihtsalt need probleemid tulevad suurema läbisõidu juures välja alles. Unistust Audi. Eks siin ikka on need kiired ja võimsamad, et RS6 ja R8 ja sellised. Kasutan kohe võimalust seda eksperdi käest küsida. Olen kahe vahel, kas A6, C6 3.0 TDI 171 kilovatti või 176 kilovatti facelift. Kumb mootor neist disainilt ja vastupidavuselt parem on, mis vahe neil üldse on ja mingid enim levinud mured. Videod on asjalikud ja ehk tuleb neid veel palju. Videoid püüan teha nii kuidas jõuan. 171, 176 kilovatti. Nagu ma just paar kommentaari tagasi ütlesin, siis 176 kilovatti on parema keti ehitusega. Samas on neil õlisurve solenoidud vahel juba, et seal vahepeal lülitatakse see tühikäigu õlirõhu peale. Et seal 176 kilovatti on saale probleeme palju. Ma nii väga ei oskagi sulle soovitada, et kumba valida. Mis on olnud läbi aegade kõige nõmedam remont, mis oled pidanud tegema ja mis autol see oli? Eks need Prantsuse autod on, et Peugeot ja Citroenid, et need on suht nõme remontida. Millal 10 sekki S-i ehitad endale? Ma arvan, et sa mõtled 2.2 turbot kindlasti, et seda vist enam ei ehita kunagi. Et need, vaadates turuhindasid praegu nendel, siis need on päris jubedad. Ja lihtsalt pole neid mootoreid ka saada enam mõistliku hinnaga. Pigem läheks sinna VR6 teed. Kas 1.8 APT hakkab ADR ajuga tööle? Jään sulle vastuse võlgu kahjuks. Kuidas üldiselt kliendid oma autosid hoiavad? Kas on nõus enamus tegema ka ennetavat tööd, kui mootor tuleb auto pealt maha võtta ja nii edasi? Eks ikka enamus tahavad need tööd ka ära teha juba siis, kui mootor maas on, et ennetada järgmine kord nagu, et peaks mootorit maha võtma. Kas tõesti on need 3.0 TDI mootorid nii jamad, pidavad peavalud, et iga jama, mis esineb absoluutselt igal teisel või kolmandal mootoril? Ega nende uute mootoritega vist töö otsa ei saa, jah.
kui nad siin nüüd nii vanaks jäävad, nagu need C5-d on, siis ma isegi ei tea, mis nende saatus on. Võib-olla on kõik seal kuusakoski järjekorras. Välismaalastest rääkides tullakse naaberriikidest ja kaugemalt ka mootoriteed tegema. Jah, mul käiakse siin Soomest ja Rootsist ja et kohalikku klienti ongi vähe nagu, et siit üle Eesti käiakse, et see nädal oligi väga palju autosid tuli Haapsalu ja sealt Virtsu poolsest otsast, siis Pärnust käiakse, Tartust, Võrust, no Rakverest, kus iganes, Viljandi, et väga palju üle Eesti tullakse kohale. Et panebki imestama, et kas seal ligemal kuskil ei ole töökodasid. Mind paneb imestama, et keegi on dislike pannud, video ju hea. Oleks võinud põhjendada, miks ei meeldinud, sest asjalik kriitika arendab. Noh, eks neid dislike pannakse igale poole, et siin isegi vaatad YouTube'ist mingit videot ja vaatad, kui palju dislike on saanud, siis mõtled, et miks nagu, et jõudu, küsiks siis sellise küsimuse, millist mootorit soovitaksid, kui võtta arvesse selle võimalikult madalat töömahtu, rahakulu hoolduste teostamisel ja töökindlust, võid tuua nii diisli kui ka bensiini, kui selliseid üldse on. No põhimõtteliselt pakuks sulle välja Volkswagen Passat 1.4 CNG, millel on nii turbo kui kompressori ülelaadimine. Et need on väga ökonoomsed, väga hästi liiguvad ja üldiselt on remondid on ka enam-vähem sellised odavad. Mis arvad 3.0 150 kW mootorist A4 B7 peal? Noh, see on põhimõtteliselt sama mootor, mis on C6 peal 165 kW. Et eks seal keti probleem on. Tere, mida arvad 1.9 diiselmootorist? 1.9 diiselmootorid on ka erinevaid siin. Kas sa mõtled seda kõige vanemat või mõtled seda pumpijuhtitega juba? Et eks neil pumpijuhtitel on oma probleemid, aga midagi hullu ei ole. Et mul endalgi on transporter bussi peal see 1.9 pumpijuhtitega. Et ei kurda selle mootori üle. Mida arvad Volvo diiselmootoritest? Mida pead kõige paremaks mootoriks? Teine küsimus, kas on plaanis ka töökoja laiendamist või uue pinna soetamist? Volvo diiselmootoritest ma ka väga palju ei oska rääkida. Ma tean, et kunagi pandi Audi Rida 5 sinna peale. Neid uuemaid Volvo diisleid ma olen ka natukene torkinud. Aga midagi konkreetselt ma sulle öelda ei oska. Töökojaga on jah see, et ma hetkel olen Jüri pinna peal. Mul on nagu Jürileandja poolt on 6 aega etteütlemise aeg, kui ma pean välja kolima sealt. Et seal ma ei tahagi nagu väga palju investeerida sinna. Oma ruumide mõte on plaanis, aga koht oleks isegi olemas. Maalapp, kuhu see teha. Mingi 150 ruutu garaaž umbes. Aga jah, rahataha jääb asi kinni. Et noh, muidugi siin vampiiraja moodi võiks korjanduse teha, et siuke tema driftiauto summas võib-olla ehitaks valmis juba selle 150 ruutu garaaži. Et kui kellelgi on mingid mõtteid, siis pange alla kommentaaridesse siia video. Sest jah, mul igapäevaselt on mõtted selle garaaži ehituse peale küll. Eriti siin talvel, kui külmad ilmad olid. Et jah, need ruumid seal, kus ma praegu olen, et sinna läheks 15 000 julgelt, kui seal saaks normaalse inimese moodi
tööd teha juba. Küsimus, mis on põhjuseks, et uute autode mootorite ja käigukastidega nii palju probleeme on ning need ei kesta? 90ndate mõned mudelid võisid sõita 1 000 000 ilma suuremate probleemideta. Tänapäeval veab mõni mudel vaevalt 200 000 välja. Mis teie arvate sellest? Kui sa käigukaste võrdled, siis need vahepealsed ZF-i 5 AP kastid olid väga nõrgad, et need ei kestnud võrreldes nende uutega nüüd siin. Et need uued on ikkagi, kui hooldada, siis on suht töökindlad asjad. Mootorite poole pealt, eks kõik autotootjad ajavad seda küttekulu ökonoomsust taga. Et siis on materjalid on tehtud kergemaks ja tänu sellele ei kestagi need asjad. Ja samas on ka keskkonnanõuded on väga suured. Et kõik need DPF-id ja katalüsaatorid ja asjad, need kurnavad mootoritööd, EGR-id ja et need lõhuvad nii turbosid kui ka mootori enda sisemust, et eks kõik mängib rolli siin, et 90ndate alguses ei olnud nii karmi nõudeid ja kütusekulu oli ka üldjuhul ei vaadatud seda. Küsimus Audi TT1.8 2002, õli kaob, väliseid lekkeid 0, mida kontrollina? Sinist ei viska, heitgaasid korras, töötab nagu peab, aga õli kaob. Kui sul katalüsaator on auto küljes, siis ei pruugigi näha seda tossamist. Et ma ikkagi kahtlustaks, et seal võib olla turbo enda probleem, et seda õli kaob. Audi kõige pommikindlam mootor. Läbi aegade on need Audi V8 mootorid olnud väga töökindlad. Et need kestavad kõige paremini. Ja vanad Rida 5 mootorid. Et nende vastu ei saa keegi. S4 B8 versus S4 B8.5 vastupidavuse vahe mootori käigukast. Ma isegi jään vastuse võib-olla võlgu sulle. Minu teada peas siin äkki on mõlemad 3.0 DFSI-d ja S-Tronic, et seal väga vahet ei ole. F10 automaat käigukasti jonksutab, milles võib viga olla. Niimoodi üle interneti siin ei oska kahjuks ennustada, et tuleb diagnostika teha. Mis on töö maksumus enam-vähem hind ja kui kaua sul selline tegemine aeg võtab? Hinnast rääkisime, 3000 alla jääb see ja tegemine võtab aega 3-4 päeva. Kaua 3.0 DFC kolbide rõngaste vahetusaega võtab? Seal läheb ka julgelt nädal aega. Et kui kõik asjad on koha peal olemas ja üldiselt sellise töö juures tuleb ka plokikane remondid juba, et siis need plokikaned on ka remonditud juba, et lihtsalt kokku lahti võtab aega nädalake. Kas uued vaagrupi mootorid, näiteks 1.5 DSI 110 kW, 2.0 DSI 140 kW, mis on peal nii Škodadel, Sättidel kui ka Volkaritel endil, on ikka ketiga või juba taas rihmaga. Huvitav, kuidas neil rihma ketivahetus käib, kas ka mootor käigukast maha. Ma 100% ei tea nüüd, et mis mootoritest täpselt jutt, et mootori tähti oleks vaja. Aga uued osad tulid juba rihmaga ja üldiselt need Rida 4 mootorid on kõigil on kett olnud seal mootori eesotsas, mitte käigukasti pool. Et
ketivahetus on neil lihtsam, et üldiselt ei pea mootorit maha võtma. Ja eriti, kui ta on risti vahel see mootor, siis saab ära vahetada. Kuidas selle ametini jõudsid? Kaua oled sellel alal töötanud? Kas teed Forsiga koostööd ka? Peale keskkooli ma läksin Türi tehnika- ja maamajanduskooli diagnostikat õppima. Peale 3. kuud saadeti praktikale. Siis ma läksin Flameco autohooldusesse. Sinna ma jäin kahjuks 4 aastaks tööle. See vist oli 2007, kui ma läksin sinna praktikale. Siis põhimõtteliselt peale seda läksin Jürisse looautokeskusesse. Seal olin 2 aastat tööl. Sealt edasi läksin Moni tänava Forssi. Seal olin 2 aastat tööl. Kareliga koos olime motoristid. Ja siis hakkasin oma asju tegema. Ja siis vahepeal nüüd olin korra seal Ace Racingus. Aga Forsiga teen ikka koostööd, et varuosi võtan sealt. Vahest on vaja mingit tarkvara uuendusi, siis saadan kliente Forssi. Ja siis sillastendid. Et sillastendiga on see, et väga paljusid kohtasid ei usalda nagu. Et mul sõber oli seal Forsis, tegi sillastendi, aga teda enam ei ole seal. Et tal on väga suur kogemus sellel alal, et ta on kunagi ralli autodega tegelenud. 10 aastat oli Muraka juures tööl. Et sealt on tal see suur kogemus selle sillastendiga. Aga jah, et endiselt käin Forsis sillastendis, et seal see Magnus teeb vist praegu, kes Vampire ja autot remondib, et teeb hästi neid asju ka, et eks Peep ka kindlasti õpetas teda ennem kui ära läks sealt. Mis on Vaag kõige õnnestunuim performance versus vastupidavus, diisel ning bensiinimootor kuni 2000 versus 2000 aasta ja uuemad? Mis oleks kõige odavam ning mõistlikum, et saada 200+ kilovatti ning manuaal kombo ei pea olema Vaag? 200+ kilovatti võtta mingi V8 mootor ja on sul olemas. Ja need on üldjuhul vastupidavad ka. Unistuste auto ja auto, millega sõidaks igapäevaselt hea meelega. Sellest ma korra rääkisin ühes küsimuses, et R8 ja RS6 oleks need igapäevaselt, eks unistus oleks see VR6 teha, mingi 500 hobujuuline tänava auto, et sellega sõidaks igapäevaselt. Vahetasin ära kartulipõhja, pingutamise ajal murdsid ühe Bolti pea otsast, kuna oli juba suur töö tehtud ja lekked algselt ei olnud ega Boltigi tagataskust võtta ja vidinaid, et murdunud Bolt välja saada. Märisin silikoni peale murdunud Bolti akule. Kas võib olla tõsi asi, et mingi hetk võib õli vahelt imitsema hakata? Autoks A6 C6 30 171 kilovatti. Ja võib küll imitsema hakata. Et üldjuhul, kui valesse keermesse ei keeranud ja see Bolt mingi vigane oli ja pooleks läheb, siis üldiselt natukene puurida ja see Bolt tuleb ilusti välja sealt. Või siis teine asi, sul jäi sinna Bolti auku midagi ja näiteks vana silikoni ja siis murdus see Bolt pooleks tänu sellele. Pali Maudi mootor pluss käigukast 176 kilovatti pluss Tiptronic. Et küsiti siis, kas see on parim nagu. Mis sa arvad 3.0 Pi DDI-st? Ega see 176 kilovatti, nagu ma olen öelnud, on suht okei. Ja nüüd kui uutest valida nendest 3 diiselitest, siis kui mul oleks võimalus, siis ma just selle Pi Turbo valikski endale. Et
meeldivad nagu võimsad autod, et siis see 3 stiilistest on kõige võimsam ja seda saab kõige paremini järgi aidata. Et siis oleks BDDI nagu kõige parem valik praegu. Või siis 4.2 diisel. Mis silikooni sa tihendina soovitad? Kaua sa kuivada lased, enne kui vedelikult sisse kallad? Ütleme, ketikantel kasutan seda Loctite 5910 silikooni. Ja kuivada lasen üldjuhul ketitöödega nendel 3.0 diiselmootoritel, et mul öö läbi saab kuivada, et siis järgmine päev nagu saan käima panna. Ja ütleme, kus on sellised õlikanalid ligidal, näiteks nukapakkude vahele on vaja panna silikooni ühesse, siis ma kasutan Loctite'i 518 silikooni. Et see kuivab siis, kui need pinnad omavahel kokku lähevad. Et kui ta kuskilt välja jääb see silikoon, siis see ei kuiva ära nagu. Et õliga tõmbab kaasa selle endaga ja lihtsalt õlivahetusega saab välja selle. Et see ei umista siis õlikanaleid ära. Kõige hullem töö, mille oled vastu võtnud ja tehes lolliks vandunud ja kahetsenud või muu sellist. Ma korra mainin selle, et need on need Prantsuse masinad. Kui palju sul 3.0 TDI-si käib facelifti? Ma mõtled kindlasti neid 235 kilovatti. Mis põhimureks nendega? Millel pilku peal hoida, kui juba oman? Põhimõtteliselt see uuel faceliftil see BDDI jäeti vana plokk, mis oli 230 kilovatti. Et seal ei ole neid nukaprobleemi asju, et eks keti probleem on, aga faceliftina, kui tahta 3 diislit, siis võtta see topeltturboga, mitte neid 160 kilovatti ja 200 kilovatti masinaid, et neil on nukkvõli probleemid siis. Kas või kui tihti tuleb ette keti purunemist just diiselaudidel, alati käib jutt keti vahetusest, kuid purunenud kettidest voorumid ei kubise just küll, klõbini on teine teema muidugi. Minu juurde ei ole sattunud ühtegi audit, millel oleks kett puruks läinud. On küll 2 TFSI-d, millel on üle visanud keti, aga puruks ma ei ole näinud. 2018 Audi 3.0 TDI biturbo, kas tasub osta väikse läbisõiduga? Jah, et just sai räägitud sellest, et see oleks pigem ainuke valik nendest. Milline mootorikast on 2012 kuni 2017 aasta Audis enam-vähem töökindel? Kas 3.0 TFSI kompressoriga on hullem kui 3.0 TDI töökindluselt? Käigukastides siis oleks ZF-i 8 HP kast. Et see on hetkel kõige parem nendel. Ja 3.0 TFSI-d ja 3.0 TDI-d võrrelda, ma ei tea. Mina olen bensukusku, et ma pigem valiks 3.0 TFSI. Seal on oma probleemid, on kalli probleeme, on odavaid probleeme. Aga raske on võrrelda jällegi 2 eri mootorit. Kust huvi ja kogemused tekkisid, on ka hobisid või töö ongi hobi? Natuke aega tagasi just rääkisin, et kus ja kuidas see huvi tekkis. Ja eks töö on ka mu hobi, et neid autosid mulle meeldib remontida. Kui mootori rebuildi teha, kas ja kui palju oleks vaja sissesõitu teha? Üldiselt sissesõit on vaja teha kolbide ja rõngaste vahetusega. Muul juhul ei ole vaja sissesõitu teha. Et rõnga sissetöötamisel tekib seda metallipuru sinna mootorisse. Et siis oleks kõige vajalik, et esimesed 10 minutit
käib auto soojaks sul lihtsalt ja sa vahetad selle mineraalõli seal mootoris välja, siis teed mingi 500-1000 kilomeetrit järgmise õliga sissesõidu ja siis vahetad uuesti välja selle. Et see on just siis, kui kolbide ja rõngaste vahetus on. Muul juhul üldiselt ei ole vaja. Mis teenuseid üldiselt pakuvad teostad? No üldiselt on kõik tööd peale keretööde, et keretöid ma ei tee. Et see minu jaoks on suht nüritöö, see mingi tiiva nühkimine seal, et ma ei tea, mulle ei meeldi kodus remontigi teha, et seda ilusaks ja sirgeks ajada seda asja nagu. Muhe ja rahulik vend, vähemalt jagab elutarkusi. No aitäh heade soovide eest. See oligi siis viimane kommentaar. Et ega siin muud ei oskagi öelda, et üritan asja edasi ajada ja proovin siis videos ikka teha, nii kuidas jaksan. Et selleks korraks on siis kõik selle videoga, ma arvan.